mees, kellest elutööpreemia kontekstis nüüd juttu tuleb, on vaieldamatult oma kodukoha patrioot. Kõige olulisem on kindlasti see, et pikkade aastate jooksul on paljud inimesed tema juhitud ettevõttes tööd saanud. Ja seda ei olegi nii vähe. Aga võib-olla veel olulisem on see, et see mees on jätnud teatud jälje ka oma linna pilti või oma kodulinna pilti. Ilmselt iga viljandlane teab Grand Hotelli ja minuvanused ja vanemad viljandlased mäletavad selle hotelli maja seisukorda varasematel aastatel 90ndate alguses ja seda, mis sai siis, kui Grand Hotel avanes. Ma mäletan, kui ta tegi korda selle Grand Hotelli, et see oli küll selline esimene koht, kuhu võis väliskülalisi ilma häbenemata kutsuda ja et see oli omal ajal väga suur asi. Ma arvan, et Viljandi on just sellepärast, et ma olen siin üles kasvanud ja siin on kõik minu lapsepõlv olnud, et miks ka mitte siis oma tööd ja tegevust jätkata. Ja kindlasti on andnud mingid juhused, perekond ja kõik selle, mille pärast siis Viljandi. Viljandi on ilus koht. Seal, kus on palju armastust, juhtub imesid. Tegelikult sellel sõnal ongi nii tugev jõud, see sisemiselt hakkabki nagu toimima. See perekond, kus on palju armastust, juhtubki imesid. Ka ettevõtmistes. See annab nagu luua ja see annab seda jõudu ja tegelikult annabki sul seda indu nagu toimetada. Toomtekstiil on ju 90ndatest alates olnud väga oluline ettevõte nii Viljandile kui üldse ka Eestile, et iga eksportiv ettevõte on väga väärtuslik. Helmer on ikkagi selle toomtekstiili nullist üles ehitanud, eksportinud, ta on väga paljudele Viljandi inimestele tööd andnud, et ta on kindlasti siin üle mitmekümne aasta väga oluline ettevõtte Viljandis olnud. Vaid pead sa igast ka ebaõnnestumisest rõõmu tundma, et nüüd on jälle uus algus. Klammerdumine on kõige suurem viga, mis on, kui sa äri hakkad tegema. Klammerdud ühe asja sisse, see võib-olla ei õnnestu või õnnestub ja sa oled nagu sellest liiga kinni ja sa ei lase tast lahti. Tegelikult on mõttel tohutu kõva jõud. Lase see sõna kuskile üles ja see tuleb sul tagasi. Tuleb osata puhata ja tööd teha põlevad käsikäes. Ma mängiksin hea meelega tennist, jäähokit, golfi ja need võimalused on kõik siin Eestis olemas, et ei peagi väga kaugele sõitma ja need ongi niisugused hobid, mis annavad ka minu jaoks nagu kehaliselt ja vaimselt tuge. Ja kindlasti väga paljud viljandlased teavad Illimar Toomiga kui jäähoki entusiasti ja ma arvan, et Viljandi jäähalli püstitamisel on samamoodi väga palju teeneid. Viljandi jäähall, ma arvan, selle panuse andis ikka Viljandi linn ja tolleaegne Viljandi linnapea Peep Paru. See oli väga oluline, et see projekt teostus. Kindlasti Viljandi saab selle üle uhke olla. Noortele tuleb anda võimalus. Need, kes ei seisa võib-olla pudelis paigas, võiks panna niisugusesse spordimängu suunata, kus nad saavad välja elada oma säärase aktiivsuse poole. Mina olen teinud oma tööd nii hästi, kui ma olen suutnud, aga hindavad kindlasti seda tööd ja tegemisi teised. Tegelikult, ma arvan, iga mainitud asjadest oleks väärt juba mingit preemiat, aga üks mees on suutnud 3 suurt asja ja tegelikult veel palju enam. Ja kindlasti ei ole see ühe inimese soolo, vaid see on ikkagi kogu kollektiiv ja panus selleks.